oota, mis asi ei ole põhjus, tal on astma. Kas ta allapoole peaks? Rapla Vesiroosi koolis käib õpilase päästmine lämbumisest. Hiljem saavad teised õpilased erinevaid vigastusi. Läheb lausa tulistamiseks. Õpetajad ja lapsed peavad varjuma. Tegu on õppusega. Valearvamused või selline kõige suurem tabu on see, et ma ei oska mitte midagi teha. Ma teen midagi valesti, mind ei ole õpetatud ja kõik need jutud, et piltlikult öeldes surnud inimest ei ole võimalik rohkem surnuks nagu kuidagi teha, et küll on võimalik teda elustamisega näiteks tagasi tuua, ehk et õppida selgeks elustamine, õppida selgeks sellised esmased verejooksude sulgemise võimalused ja meetodid ja kõige tähtsam olla julge ja üldse abi anda, et kõige lihtsam versioon abistamiseks on näha situatsiooni ja helistada 112 ehk et siis häirekeskusesse ja anda info edasi. Veri jookseb, kõiki ei õnnestu päästa. Punase Risti koolitajad vaatavad ja kommenteerivad, mida tehakse õigesti ja mida valesti. 11 läks abi kutsuma, väga tubli. Oleks võinud võib-olla minna natukene hiljem, umbes pool minutit või minut, sest et tegelikult oleks võinud tuua ka AED ühe sama käiguga. Ehk et abiott või abi kutsumine ei ole kohe primaarne ja esimene asi. Hinnake situatsioon ära, mis toimub, palju teil on kannatanuid ja siis mingi alles abi kutsum. Te peate ka aru saama, mis nendel kannatajatel viga. Esmaabi töötuba on vaid üks nendest, mida juba mitmendat aastat erinevates maakondades äkkõppuse nime all koolidele ja lasteaedadele korraldatakse. On toimunud õppepäevi, kus osalevad võistkonnad erinevatest koolidest, on õppusi, kus kutsutud korraldajad treenima ühte kooliperet. Kõige sellisem ekstreemsem situatsioon on olnud meil alati kooli tulistamine. Et kuidas siis tuleb käituda, kuidas tuleb klassi varjuda, mida siis tuleb teha. Siis on hästi elulised situatsioonid, näiteks kui lapsed kaklevad omavahel koolis, kuidas siis käituda, mis on lastel kotis imelikud asjad, millele tähelepanu juhtida. Eesmärk on see, et päris juhtumi korral ei hakataks enam mõtlema, mida teha, vaid teatakse ja ollakse harjutanud juba ette olukordadeks, mis võivad juhtuda. Lootuses, et neid kunagi ei juhtu. Pean ausalt tunnistama, et ma vist elustamisnukku olen elustanud rohkem kui 1000 korda. Päris inimest õnneks siiamaani veel mitte ühtegi korda. Et eks see esmaabi kui selline, et kodus lõikad noaga näppu, annad väikse plaastri sinna peale või pead siduma, aga küsimus ei olegi selles, et kui tihti seda nagu ette tuleb. Et küsimus pigem on see, et kui see situatsioon juhtub, et mida ma siis teen ja kuidas ma siis käitun. Enamik töötubade korraldajatest, Punane Rist, politsei, Päästeamet, Transpordiamet, koolitab ja nõustab soovijaid ka muidugi äkkõppuste väliseltki, kui asutustel või firmadel on soov oma töötajate ja klientide ohutust tõsta. Koputamine. See on koputamine. Ma teen nüüd ühe natuke tugevama löögi. See peaks olema veel sellest tugevam löök. Ei ole mitte vaja ehmatada, aga vaja on sisse tekitada rõhk, ehk et ta peaks välja tulema. Kui ei tule 5 löögiga välja, kõhutõmme. Teete uuesti 5 lööki, iga kord kontrollite.